Hei, müügiminutid 65, tere hommikust. Täna natukene teistsugusest kontekstist ja teistsugusest kohast ei istu autos, vaid tere hommikust, tere varahommikust siit Küproselt. Ja merekohinat on taga kuulda. Soovin sulle suurepärast aktiivset nädalat ja ma täna ei tee pikalt. Ma luban, et ma ei hoia su aega pikalt kinni, sest ma olen ise puhkuse mõtetes ja puhkuse mõtetes sa vaatad elu perspektiivilt, vaatad pisut kaugemalt ja see perspektiiv annab sulle tihti parema tunnetuse. Ehk siis, kui sa mõnikord käid kaugemal ära ja vaatad asja kaugemalt, siis tekib mingisugune parem arusaam. NLP-s nimetati seda helikopteri vaateks, ehk siis kui sa lähed kõrgemale ja vaatad kõrgemalt kogu toimuvat, siis sul tekib parem tunnetus, parem arusaam millegi osas. Ja ma teen oma hommikust jalutuskäiku ja mulle tohutult meeldib jalutada selles mõttes, et ei ole midagi paremat kui hommikul jalutada. Ja ma jäin mõtlema korraks nüüd siin. Te näete selle video pealt siin minu kõrval. Seal taga on laev, suur laev madalikul. Siin Küprose Papose lähedal rannikul on 2 laeva karilaetud. Mitte karilaetud, vaid madalikul laetud ja nad seisavad, suured laevad seisavad. See on nagu ghost ship, kahju, et ma zoomida ei saa. See on nagu ghost ship seal ja see alguses hotelli tulin, siis ma vaatasin, et see laev tuleb ranna poole, aga peagi sain aru, et see laev ei tule ranna poole, vaid ta on väga-väga pikka aega seal madalikul kinni olnud. Ja mis mu tänane mõte seoses sellega on? Et kui müüdid räägivad, et nendel kaptenitel olid ostetud load, kes need suured laevad madalikule kinni sõitsid, siis mu tänane mõte haakub sellega, et kui selleks, et suurt laeva juhtida, selleks on sul vaja teha kapteni load ära, siis sa pead tohutult palju merepraktikat tegema, sellepärast, et sa sellist suurt laeva juhtida tohiksid, saaksid, suudaksid, siis me, olles ise ka väikelaevajuhi tunnistuse just värskelt ära teinud ja unistan ka kunagi siin kuskil helesinises laguunis oma pisikesest kalapaadist, mis võiks sadamas seista, siis tänane minu puhkuse laine mõte on võib-olla natuke proosalisem. Ehk siis, kui me vaatame müügitööd, siis olgem ausad, müügitöös ei ole sul kutsetunnistust. Müügitöös mitte keegi ei ütle, et sa oled valmis, nüüd sa oled väga hea. Sa võid läbida mingid koolitusi, saada mingid seosetuid sertifikaate ja öelda, et need sertifikaadid teevad minust parema müüja. Nad annavad sul kindlasti midagi juurde, aga nad ei tee sust kindlasti paremat müüjat. Et nii naljaks kui see ei ole, kui natuke perspektiivilt müügitöö peale mõelda, siis meist igaüks on iseenda laeva kapten. Me põhimõtteliselt meie keha ja meie vaim ja see ongi kogu see suur laev, mida me juhime. Ja müügimaailmas täna on meri ülirahulik, on ju. Müügimaailmas meri vahutab väga-väga jõuliselt, väga tihti. Ja see merelained või see meretormine vaht, need on meie emotsioonid. Ja on päevi, kus sa mõtled fuck it, nagu käige päriselt sinna kohta ja ma ei viitsi rohkem selle juraga tegeleda. Ja on päevi, kus kõik läheb super nagu sujuvalt ja kõik on super hea ja sa tunned, et sa oled selle suure laeva roolis ja sa juhid seda laeva nii kindlalt läbi tormise mere. Ehk siis mu tänane mõte on see, et selleks, et olla suure ja jõulise laeva kapten, selleks on sul vaja tohutult palju meretunde ja tavaliselt ka väga-väga hea mentori ehk siis teise kapteni abi. Ja selle teema kokkuvõtmiseks üks asi on töötunde saad sa ise sisse panna. Sellega on asi lihtne. Aga nagu teise kogenud kapteni abi, seda saad sa küsida. Seda saad sa lihtsalt kellegi poole pöördudes öelda, et kuule, sööme lõunat.
ehk siis minu selle nädala väljakutse on see, et kuna ma ka viimastel nädalatel olin nii töösse uppunud, et lõunapausid jäid vahele, siis minu väljakutse ja hea mõte siia sellesse müüginädala algusesse on see, et kui sa tunned, et su laev tahab tihti madalikule sõita, siis, ja sa oled Tallinnas, siis kirjuta mulle ja anna mulle teada ja planeerime mõne lõuna ja räägime sellest, kuidas ühte ägedat laeva juhtida, ehk siis kuidas ennast juhtida läbi selle tormise mere ja millega sa kokku puutud. Et minu väljakutse sulle, ma soovin sulle super head nädalat üle Euroopa, kus iganes punktis sa oled ja mõned inimesed ka USAs, kes mind jälgivad. Võta nii palju ette, kui sa jõuad nädala jooksul ära teha. Kirjuta mulle, kui sa tunned, et me võiksime kokku saada ühe mõnusa lõuna teha ja lihtsalt mõtteid vahetada ilma igasuguse eesmärgita üksteisele midagi müüa, siis näeme juba järgmistel nädalatel ja jõudu sulle sinna poole. Tšau!